Meie tänases meistrite nurgas oli mul plaan ehitada üks õuetool, selline õuetool, mis sobib panna näiteks rõdule ja tegelikult just eeskätt rõdule, seepärast, et nendel linnainimestel, ütleme niimoodi, nendel ei ole sellist sobilikku keldrit, kus hoida oma võib-olla neid moose ja kompotte, mis ei mahu ära külmkappi. Ja seepärast on hea, kui sellel õuetoolil oleks selline mõnus panipaik, kus saab asju hoida nii kuuma eest kui ka külma eest kaitstuna. Ja võtan karkassi materjaliks siit brussi 28x70. Ta on piisav selleks, et kanda neid raskusi välja ja samas on ta elegantselt sale. Ja kuna sellest profiilist 28x70 läheks see tool võib-olla liiga raskeks, siis otsin lisa siit ka liisturiiulist. Võiks olla kuskil 20x40 liist istumise alla ja seljatoele. Ja kuna ühe tooli tegemine nii-öelda klassikalisel moel tappidega on suht keeruline töö, siis ma otsustasin, et ma lähen lihtsamat varianti pidi ja ma võtan kruvid. Ja võtan kruvid mõõduga 6x120, kuna meil oli see karkassi brussi laius 70, siis mul ta jääb kuskil 50 mm nii-öelda vastaspuidu sisse pidama 2 kruvi ühenduse kohta, see on väga okei. Ja kuna kruvid, mis ma siit hämmertsäkist praegu välja valisin, on koonuspeaga, siis selleks, et see puidukruvi istuks hästi puidu pinnale, ma valisin välja veel sellise versenkotsiku või lisa puurile, mis pannakse puuri peale ja mis jätab siis sellise koonusekujulise süvendi. Kruvi pea istub sinna hästi sisse ja ei lõmasta puitu. Sellise tooli kavandamisel ja ehitamisel, nagu ma planeerin nüüd siin meistrite nurgas tegema hakata, on tarvilik lisaks puitmaterjalidele ja kinnitusvahenditele ära osta ka kõik muud tarvikud, mis selle tooli juures vaja lähevad. Seepärast, et üks asi on see, et me loeme internetist mingeid mõõtusid, kuidas need hakkavad kokku sobima. Seda ei oska päris mõõtude järgi öelda ja seepärast mul on siin olemas, näete, selline kast, vahtpolistyreenist kast, mis on nii-öelda külmakast, kuhu saab siis panna moosipurgid sooja eest peitu ja ka külma eest peitu, rõdu tooli või pingi alla ja on ostetud ära ka padjad, istumispadi ja seljatoepadi. Ja üllatus, minu suureks rõõmuks, tegelikult selle valge kasti mõõdud ja istmepadja mõõdud õnnestus väga hästi kokku sobitada, nii et mõningate ümbertegemistega on mul mõõdud käes, plaan olemas ja nagu näete, siis jõudsin esimesed lõikamised ka ära teha ja jalad on mõõdus, pikkusmõõdus ning nüüd tuleb peale kanda siia need kohad, kuhu augud puurida. Selliselt on nüüd siis üks küljeraam koos. Võtame pitsi maha. Paneme selle ka siia natukene kaugemale ära. Teine küljeraam sünnib täpselt samamoodi ja toolikarkass põhimõtteliselt täpselt samamoodi saab kokku pandud. Mul on see töö siin vahepeal juba ära tehtud. Õigemini ettevalmistuse käigus ja ma saan selle pidulikult siia laua peale panna.
nii, ja siin te näete otsas siis, et need põikpuud on mul tegelikult pandud paika ühe kruviga. Seda sellepärast, et kahte kruvi oleks praktiliselt võimatu olnud panna, kuna küljeraami põikpuud ja küljeraami ühendav põikpuu on praktiliselt ühel tasandil. See tähendab seda, et ma ei saa ühele tasandile kruvisid panna, tuleb panna üks kruvi, aga kuna siia tuleb nii-öelda sisemine vineer, siis kui praegu veel näete, ta natukene nagu liigub, aga kui vineer tuleb paika, siis ta jääb oma kohale ja mitte midagi ei juhtu. Nüüd tuleb ära teha üks väga-väga oluline samm. Nimelt panna siia sisse sahtel, mille peale hakkab siis istuma see hoidiste kast või hoiukast. Järgmise sammuna peame nüüd paika panema selle alusvõrestiku, mille peale istepadi toetub. Käsipuu on mul siin valmis ja olemas, selline U-kujuline raam on tehtud ja selle sobitame peale. Panen ühe kruvi keskelt. Ja jätame taas, et on pinnaga tasa. Selliselt käsipuu on paigas, jäänud on veel seljatoe liistud. Paneme liistud siia peale. Seljatoele, ma arvan, et seal ei ole pinge nii suur. Ma panen need seljatoe liistud natukene suurema vahega. Seljatoe padiga oma kohale. Ma pean saladuskatte all ütlema, et kuna see seljatoe padi on selline suhteliselt madal, siis väikene lisaplaan oli käia kuskilt nii-öelda õmblustöökojast läbi ja panna sinna taha kas mingid krapsud või aasad, et tõsta see seljatoe padi natukene kõrgemale. Selle võrra ongi tehtud need liistud kõrgemad, et saaks sellise tõste teha ja ta ei pruugi siin all olla. Tööd on veel ja täieliku pildi saamiseks praegu sobitame paika ka selle säilituskasti ja kõige tähtsam protseduur tuleb veel ära teha. Tõstame selle tooli siit laua pealt maha ja proovime, kas istuda ka kannatab. No nii, vastu pidas. Keskmise eestlase, keskmisele raskusele, seega võib kasutusele võtta.